Toomas, sa oled võitlussportlasi ja võitlusspordiklubisid toetanud aastaid. Miks? Ma olen terve elu uskunud, et selleks midagi saada, tuleb midagi ära anda. Ja see kõik tuleb ringiga alati tagasi. Ja eriti võitlusspordi puhul ma näen seda pingutust, seda distsipliini ja seda järjepidevust, mis seal olema peab. Et see on minu meelest üks nagu esimesi südameasju minu jaoks, et võitlussportlased oleks vähemalt toetatud, vähemalt nii palju, kui mina seda suudan teha. No ma siit kohe jätkaks, läheks ettevõtlusvaldkonda, et su äri on ju hoopis midagi muud, et toetada sporti. Sa oled alati jäänud nii-öelda selleks halliks kardinaliks või sa ei ole tähelepanu soovinud, aga nüüd oled otsustanud võtta siis asju natukene julgemalt ja suuremalt ette ka võitlusspordis. Kuidas see sündis? No mul on ikka nagu vaikne, aga sa oled alati oma mikriga nüüd kohal lihtsalt. No ma ei ole jah nagu otsinud seda tähelepanu, et see ei ole nagu esmatähtis olnud, aga seoses selle äride kasvamise ja kõige sellega, mis Uku poolt nagu juurde tulnud, Uku ka ju kasvanud, vaata kui kõrgele on ja et eks see on paratamatu, et mingil määral seda tuleb, et eks ma elan üle. No Uku Jürjentali Power Teami gruppi oled sa ka aegade algusest kuulunud. On see sulle kuidagi eriti südameasi? Ma ju tean ja näen ka kõrvalt seda, kui palju sa seal kõrval pingutad ja endast annad ja kõik asjad ei ole alati rääkimiseks ja kõike ei saa veel rääkida, aga mida sa näed, mis on Ukus sellist, mida võiks igas ühes natuke rohkem olla? Kui meil kõigil oleks selline motivatsioon nagu sellel mehel. Uku projekt on minu jaoks eriline südameasi, et Uku on mulle rohkem sõber nagu kui mingi sportlane või kes kolmas või neljas. Et sõber, eelkõige sõber, parim sõber ma võiks isegi öelda. Et sellist inimest oma elust teist leida võimatu. Ma saan sinuga nõustuda, aga lähme nüüd Fight Shop Estonia juurde ka. No kuidas see ikkagi nüüd sündis? Kuidas tuli mõte, et Eestisse tuleb Tai tehasest hakatakse tooma võitlusspordivarustust? No Tais elab meie hea sõber Erik, kelle kaudu ma tutvusin Sammiga. Tegelikult me läksime sinna hoopis teise asja pärast. Ma astusin sinna sisse, ma vaatasin, kui cool värk siin on kõik nii, et Sam ise oli hästi vaba, selline tore, meil klapis juba hästi. Ja siis mul tekkis see idee kohe, et ega meil Eestis ei ole nagu sükest asja. Ja teist korda, kui ma sinna juba läksin, ma läksin juba kindla, mul oli üks teine eesmärk, mis on juba täitunud, tänaseks sa tead. Aga siis mul tekkis see teisejärguline, et äkki tooks Eestisse ka selle kaubamärgi. Ja ma pakkusin talle kohe välja, et teeme sükse asja, et ta tuli kohe kaasa. Panime plaani paika 2-3 päeva ja nüüd me oleme siin. No see usaldus tundub olevat kiiresti tulnud. Kas see võib ka kiiresti kaduda või mismoodi teed sina täna juhina, liidrina, ettevõtjana või siis ütleme nüüd võitlusspordi ärimaailma ka sisenedes? Mismoodi sa neid otsuseid siiski teed? Täna te allkirjastasite siin lepingu ametlikult, aga see ei olnud ju väga pikk läbirääkimiste protsess. Ei, kui sa tunned inimeses, näed samu asju, mis on sinus endas, nagu minul ärimaailmas on, mis kõige tähtsam pea alati oma sõna. Ja see mees kindlasti ka selline on. Eks ma olen kõrvetada kõvasti saanud oma karjääri jooksul, aga mulle tundub, et seekord ei saa. Mis need uudised on, mis nüüd eestlasi ees ootavad? Tuleb füüsiline pood, on näha Instagramis ju, et ringi sa juba käid, ruume sa juba vaatad ja mis on need tooted, mis Eesti turule jõuavad tänu Sammile siis ja sinu koostööle? Võin ära kinnitada, et pood tuleb Rotermanni. Väga mõnusa koha peale, saab jala ligi, saab autoga ligi. Ei ole eriti suur nagu esinduskauplus, et saab tulla koha peale proovima katsuma, aga siis kui kaubamärk on selge ja usaldusväärne, saab juba internetist tellida. Et Fight Shop on siis see ametlik netileht. Kindlasti info tuleb ka Instagrami, nagu ütlesid, ja Facebooki igale poole. Kaubamärkidest nii palju, et kõik tugevamad kaubamärgid on esindatud ja üritame siis kinnistada seda juut kaubamärki siin Põhja-Euroopas nagu laiemalt. Et see projekt ei ole nagu ainult Eesti tegelikult, et me läheme ka välja siit. See tähendab, et esindusõigus tuli sulle mitte ainult Eesti peale, vaid Põhjamaade ja Baltikum või kuidas see kokkulepe täpsemalt on? Just nii, jah. Toomas, ma soovin sulle palju edu ja ma loodan, et juba aasta pärast, kui esimest aastat tähistame, et siis on rõõmu, mida jagada. Aitäh! Aitäh sulle!